No vaata, seda nimetatakse progressiks. Siin on siuke, mis asi see on, viadukt vist, ma arvan, on see. See on progress, on selle asja nimi. Ilmselt kuskilt hakkab see rong minema. See rong, mis hakkab, sõidab sinna Taugapilsi läheb, sõidab. Kiirrong läheb. 200 kilomeetrit tunnis sõidab. Keegi mõtles välja selle, et see on väga hea on ehitada nagu Tallinnast kuni lõuna või sinna alla välja kohe, et saab sõita kaugele. Et siin oli selline viadukti moodi asi, jah. Võib-olla hakkan ise ka sõitma sinna kaugele. Ma ei teagi. Taugapils on ilus koht või Vilnius tegelikult. Vilniusesse läheb õigus. Ma mõtlesin, et see on üks ja sama kõik tegelikult, aga hakkan ise ka võib-olla sõitma. Tegelikult ma parema meelega läheks üldse Soome. Aga Soome, meil ei ole tunnelit. Rongiga ei saa Soome minna. Ei saa minna rongiga Soome. Tunnelit ei ole. Sellepärast, et tunneli jaoks ei ole raha. Aga selle monstrumi jaoks on raha, vaata. Jõhker haav lõigatakse niimoodi läbi Eesti. Kui palju metsi peab maha võtma ja auke kaevama ja mingi mega looduse nagu rüvetamine. Otseselt öeldes ongi nagu looduse rüvetamine. Väga kurb asi ikka. Oleks te mind valinud, vaata ma ei kandideerinud, aga te valite mingid valesid inimesi sinna üldse. Te valite vaat neid, kes siin on. Sellised suure ninaga mehed, johha ei tiigule. Te valite selliseid inimesi sinna, kes on juba käkki keeranud meid 30 aastat meile. Ikka ühed ja samad inimesed, ühed ja samad näod. Ja isegi võib-olla olemuselt on ka täitsa ebameeldivad inimesed. Ja miks te valite selliseid? Valige, ma ei tea, valige ometi sotsiaaldemokraate näiteks. Või rohelisi lausa kohe. Vaata, nemad kaitsevad homosid näiteks. Homod tahavad ka elada. On. Aga te valite mingisugused tüüpe sinna, kes on juba 20-30 aastat seal olnud ja sellist käkki meile kokku keeranud nagu. Lüpsnud sõna otseses mõttes või meid. Ma sõidan tegelikult, ma olen siin Kesk-Eestis, et ma lähen ema juurde, on vaja üks töö seal ära teha ja pärast on plaan sõita Ida-Virumaale, et läbi Eesti. Jõudsingi koju. Siin vahetatakse korstnapitse. Tublid poisid. Mina ei peagi seda tööd tegema üldse. Üks korsten on ära võetud juba. Mulle meeldivad sellised inimesed, kes oma kätega ehitavad midagi valmis. Et kes sõnadega ehitavad, need on seal Riigikogud. Vaat sellepärast ma ei tahagi Riigikogusse minna üldse, et ma ei ole selline sõnameister, et sõnadega midagi teen. Aga vaat mulle meeldivad inimesed, kes teevad kätega midagi valmis. Neid ma austan. Tublid poisid. No vaata, kui ilus on ümberringi. Täiesti uskumatu, kui ilus on ümberringi. Kas ei ole ilus aastaaeg praegu? Ma tulin ju sealt pommi selle Klaipeda kiirliin, kus jookseb see rong hakkab sõitma. Seal oli palju rohelisem kõik ümberringi. Ja siis ma algselt tulin üldse Tallinnas. Tallinnas juba kõik õitseb seal, Tallinnas vahtrad õitsevad kõik. Aga nüüd ma olen Lääne-Virumaal
ja no siin on näha ikkagi seda looduse sellist, kui suur on Eesti riik tegelikult pindala poolest. Tuled ühest otsast, seal on hoopis kevad käes, aga teises otsas on lumimaas pidi olema, jah. Et ma ei tea, loodan, et äkki on lumi kuskil maas seal Alutaguse kõige ääres idapoolsemas otsas. Aga ma nii kaugele ei sõida üldse. No vaata, kui ilus on. Kas ei ole võrratu aasta aeg, nagu praegu laululinnud kõik kuule. Kui kaitnud sammik esimest korda, mustrast taas laulis meeletut viid. Hurmav on hommik, laulis ta härdalt, ilu mind sunnib hõiskama nii. No vaat, iga laululind laulab oma laulu. Iga lind laulab oma laulu, aga mina laulan mitut laulu. Ma oskan mitut laulu laulda. No super aastaaeg on praegu on kõige ilusam aastaaeg minu jaoks üldse, see aprillikuu, aprill, mai ja siis on niimoodi, kui kõik juba ära õitseb, siis tuleb varsti on jaanipäev ja ongi kõik otsas. Aga kui kõik praegu on nagu praegu on, et sinililled ja ülased siin korraga peaaegu, ma arvan, et on tõesti ilus. Vaata, ma olen vaene inimene, ma pean seal Mustamäel pean elama korteris ja pean tööl käima 8-5. Aga ma luban, kui ma rikkaks saan, siis ma lähen kolin Kuuse alla elama. Luban, kolin Kuuse alla elama. Aga ma ei ole veel rikkaks saanud, et ma olen vaene. Aga kohe, kui saan rikkaks, ma kolin Kuuse alla elama ja elangi aastaringselt Kuuse all. Sest et see on palju parem, palju ilusam kui kuskil korteris. Kuigi ega ma korteri kohta talvel on päris mugav. Kütma ahju ei pea, mitte midagi tegema ei pea. Viskad jalad seina peale. Vot, aga Kuuse all on hoopis elu on hoopis palju ilusam. No vot siis ongi, jõudsin jubagi siia Alutagusele välja. Läbi Kesk-Eesti sõitsin ja vaata pealinnast ostsin kaasa ühe sellise õunapuu, aga juba mitu nädalat tagasi ostsin. Ja näed, vaata, isegi viiepungad on juba külles, ma ei tea nüüd, mis juhtub üldse. Lubab talve, vaata, kolleegid räägivad, et tuleb talv või lumi tuleb saab maa ja läheb külmaks või mis nendega juhtub. Ma ei tea, ma ei ole spetsialist selles, aga vot see sai nüüd mingil määral vist, ma ei tea, kas autos kahjustada äkki või. Ja see ülemine ots ei ole ka nagu päris õige või. Aga no eks vaata näed õiepungad on siin. On Liivi kuldnett on see puu. Mõtlesin, et iga kord kui siia tulen, siis panen ühe õunapuu kasvama. Eelmine aasta mõtlesin, et eelmised aastad mõtlesin, et iga aasta panen ühe õunapuu kasvama. Nüüd ma mõtlen, et iga kord kui siia tulen, panen ühe õunapuu kasvama. Ja siis tulebki selline suur ilus õunapuuaed, viljapuuaed. Eedine aed tuleb, paradiisi aed tuleb siia. See on väetis vist. No, Tallinnas on see teema, et on need Hispaania elukad. Ei ole, see on väetis. Siin Hispaania elukad vast elama ei jää, ma arvan. Tuleb see
kuri toonekurg on, meil on 2 toonekurgi, üks on must, teine on valge. Tuleb see ja sööb ära Hispaania eluk. Ma tegin kõik keeltöö ära kusjuures. Et siin ei olegi vaja rohkem mitte midagi muud teha, kui te peate ainult lihtsalt vaatama. Vaata, ma tegin kõik keeltöö ära enne. Vaata, kui palju vaeva pidin nägema teie pärast. Ja see muld, ma kaevasin välja. Mutimulla hunnikud on nii suured, et see on mutimulla hunniku muld siin. Ja mutimulla hunniku muld on väga hea, see on natuke madal. Veel natuke juurde. Siin peaks olema väga hea maa kusjuures. Et enam-vähem on vist balanssis. Vot. Ma ei tea, istutamise oled õnnelik, on nii, on ju? On nii. No nii, et saab juurtele natuke õhku juurde. Niimoodi tuleb ikkagi teha, sellepärast, et juured peavad saama õhku juurde. Kõrgus on täitsa normaalne, minu meelest küll. Puu läks palju väiksemaks. Ennem oli ta minu pikkune. Nüüd on juba kõvasti väiksem. Siiamaani. Ahah. Ühe aja unustasin ära tegelikult natukene. Panen väetis kõik. Täitsa tavaline mingi aia üldväetis. Seda nii palju vaja ei ole väiksele puule. Ma võin natuke mulda juurde tuua tegelikult siia peal. Tegelikult ei olegi vaja vist äkki. Ei ole vist vaja. Mina ehitan selle ringide mätastest. Muidu võiks teha mullast, aga
ei, mina viitsi. Kõlbab küll see vana mätas, mis siin oli. Natuke toon pärast musta mulda juurde siia peale. Veidikene. Mis siin ikka? Kostan ta ennem ära, jah. Vot, niimoodi on see meie elu siin. Ostsin poest mingit sukest tüve valgendanud. Tõmban igaks juhuks peale ära, sest et mine sa seda kevad päikest ja kõike värki teada, mis ta hiired või mida iganes, kes seda lubi ta on just. Ilus armas puu oled ja vaata, puuga tuleb rääkida. Ilus armas, sa oled nii ilus. On kõige kallim puu praegu. Kasva suureks ja tugevaks ja kanna häid vilju. Niimoodi tuleb rääkida puuga, tuleb armastada, puud tuleb armastada. Nagu inimestegagi. Ja vot, tuleb teha. Paitama tuleb hakata, kallistama tuleb hakata. Ja, vot nii. Vaata, ma töötan ka, vaata töö juures ka. Istutan 200 elupuud on ju, või õunapuud, mida iganes. Iga juures ütled väikse mantra, et kasva suureks, siirgu tugevaks ja nii on, mõtle. Terve päev otsa niimoodi. Vahel teed seda lauluviisiga. Lauldes üldse. Mina teen. Teised mõtlevad, et ma olen imelik. Ju ma siis olen imelik. See on Liivi kuldrenett. Mul on üks kuldrenett siin veel, aga ta ei ole sama maitsega nagu vanaaegne kuldrenett on. Mina ei tea, noh. Vanaaegne on nagu parem. Siin on taimepass mingi. Kloostrimetsa puukoolist on pärit, kusjuures. Vot see on tase. Kloostrimetsa puukool on siuke koht, et kui sa võrdled nagu puukoole, kus osta omale õunapuud näiteks, siis Kloostrimetsa puukool on nagu Mercedes ja ülejäänud on juba siis nagu kõige alumised on nagu Ford, millega mina sõidan, ma olen vaene inimene, vaata. Ja siis Kloostrimetsa puukoolist tuleb osta alati. See on kõige parem koht üldse, kus endale osta. Vaata, kolleegid mul räägivad, et seal saab teha imesid ka, et võtad vanaema puu küljest mingid oksad ja viid neile talvel sinna.
ja teevad imesid selle oksaga, et kasvatavad sulle selle vanaema puu. Seda ma tahan ka proovida järgi. Aga muidu, kui ma puid seal vaatasin, neid õunapuid seal, siis hästi palju igasuguseid huvitavaid nimesid on. Maia, Pille ja Kalle ja Kaspar ja Joonatan. Ja no tõesti, ma ei tea, mis puud need on siuksed. Need on ju tõesti 100 tükki. Aga no miks mitte, kui kõik on maitsvad, kiri on juures väga hea ja maitsvad, siis miks mitte panna kõik need puud siia. Mulle mahub küll siia 100 puud vabalt ära. Ja need Kasparid hakkavad kasvama siin. Mõtle, Kaspar on õunapuu nimi. Huvitav. Kui hea viid õuna kellegele või mis õun see on? See on Kaspar. No võt. Siuke video, kallistame niimoodi. Ma panen selle võrgu talle. Muidu tuleb, mul elab siin üks kits on. Või 2 kitsa elab siin. Tema nimi on ka mingi Pille. Ja tema tuleb ja sööb ära kohe selle, aga ma panen praegu ümber selle. Oi, sorry. Tuleb rääkida, puudega tuleb rääkida. Muidu ei ole midagi. Sellepärast ongi nii, et miks on hapud õunad või ei ole üldse õunu. Sa ei räägi, sa ei armasta. Armastama pead hakkama. Teed samamoodi nagu mina praegu teen, siis raudselt kohe. Siis tulevad sul nii suured õunad siin otsa, et no nii, päris hea siuke. Alustasime kuskilt sealt sellest, see siis on see hüperluup või mis ehitavad sinna see kiirrongijaam. Ja lõpetame kuskil Alutaguse metsas siukestel filosoofilistel teemadel. Aga nii ongi elu ju tegelikult. Nii. Igastahes tema nimi on Liivi Kuldrinett. Ei ole Kaspar. Vaat.